kas eestlane töötab ennast haigeks? Ma arvan küll. Oleneb eestlasest. Kellel mõistus on, see ei tööta. Ega siis raha kõige tähtsam ei ole. No kuidas kunagi, et mõned inimesed töötavad võib-olla ülearu, et samas osad ei tööta jälle nii palju, et Millest see sõltub? No, mõnel on võib-olla rahaarmastus, võib-olla sellepärast, mõni töötab võib-olla sellepärast, et perevajadused on. Ja ma usun, et need ongi võib-olla sellise ületöötamise põhjused. Ei ole muud võimalust elamiseks, kui ainult töötada. Kas teie ise tunnetate seda ka enda peal? Kindlasti. Ilmtingimata töötavad. Aga tegelikult meie oleme mõlemad pensionärid juba pikalt, aga meil on sellegi poolest tööd väga palju. Meil on lapsed ja nii edasi, lapsed ja 1000 tööd ja tegemist, aga mõistust peab olema natukene, et on vaja puhata ka. Kunas teil viimati oli aega iseenda jaoks? Niimoodi, et saite tõesti juhtme seinast välja võtta ja ei pidanud muretsema tööasjade ega toimetuleku pärast? Ütleme, kuna ma ise elan üksi, et siis mul on nagu aega iseenda jaoks. Ma ei pea nagu pere eest hoolt kandma, et võib-olla see ei ole võib-olla nii suur probleem minule. No mina saan seda teha suvel, sest ma olen õpetaja, siis mul on natukene pikem puhkus, aga seda juhtub harva pigem, jah, ainult suviti. Mina olen pensionär, mul on alati aega. Aga kui tööelus veel kaasa lõite, kuidas siis lood olid? No tegelikult mina olin seal Sandil Vene ajal põhiliselt tööl. Ega ei saanud viriseda. Raskem muidugi ole, tänapäeval on kergem. Aga hakkama saime. Kas te näete sellest olukorrast mingisugust väljapääsu või kuidas oleks võimalik seda situatsiooni parandada? Mina enda puhul ei näe, sest ma väga armastan oma tööd ja ma ei leia, et hetkel, et ma tahaksin midagi muud teha ja seda parandada kuidagi, et ma olen väga rahul sellega. Aga ma arvan, et ega väga paljudel inimestel nagu ei olegi väljapääsu sellest, sest tööd peab tegema selleks, et elada. Raske on? On. No ütleme, teinekord on see, et ikkagi see töö ei ole ka, pigem ei tohiks vaadata selle ka niimoodi, et ta oleks nüüd hull kohustus, vaid ta on ikkagi inimene on loodud ka töötama ja saad sa leiad ka ju oma väärtused ja seal on töökaaslased ja see on ka elu mõte, seal on ka mingi elu mõte sees, aga lihtsalt see asi peab tasakaalus olema. On teil mingisugune hea nõuanne noortele, kes just tööturule sisenevad, et kuidas seda oma aega ja tööaega siis niimoodi mõnusalt balansseerida? Selle kohta ma nüüd väga ei oskagi öelda. See noorus on ikka väga ammu olnud juba. Aga praegu me oleme väga õnnelikud, et me ei ole nii, et me teeme kõike mõõdukalt, ütleme nii, ja saame hakkama. Ma ei oskagi öelda, midagi tegemata ei jää ja et tuleviku suhtes on ka meil natukene plaanidkisi, aga me peame ikkagi ka natuke mõtlema seda, et päev korraga. Siis on kõik hästi, et suuri õhulosse ei tasu enam võib-olla luua endale ja ütleme nii, et teatud asjad tuleb teha ära ikka ja võimalikult õigel ajal. Kui võimalik, siis ikkagi lähemas tulevikus, sellepärast, et siis on see asi tehtud, mis meeldib ja mis vaja oleks. Aga meie tulime praegust klassi kokkutulekul 61. aastal lõpetasime ja meid oli üle 10, kellega me koos käisime ja me käime iga kuu koos. Nii et leiab aega kõigeks, kui on ainult endal tahtnud. Peavad ju kuskil värskendust saama. Ja tegelikult on see nii kosutav. See on tohutu tore asi. Seda ma soovitan kõigile. Mitte unustada kontakte oma klassikaaslastega, oma kooli ülikaaslastega. Kõigega, see on väga-väga tore.